Mis juhtus? Koer ajas taga või? Ja. Ma pidin pea kuidagi tühjaks saama. Sorry, ma ei jõua praegu. Kuidagi mul kõhus keerab. See ei olegi kuidagi keerulisem kui varasemad korrad. No vastas on Andres, sa tead küll, mida see tähendab. Ja siis veel need kirjad. Ma ei saa aru, miks sa nendega lihtsalt politseisse ei lähe? Ja sa arvad, et see jõuaks meediasse? Võib-olla see ei ole lihtsalt mingi niisama hull, vaid tal on tõsi taga. Eks siis ole näha. Ma sõidan homme ära. Mäletad? Kardad mu pärast? Eks ikka, jah. Kuule, ma lähen. Agnes, kõik läheb hästi. Valitsuse koostöölepe ütleb, et aastal 2030 toodetakse Eestis taastuv elektrit niisama palju, kui seda tarbitakse. Valitsuse rohelise elektri tootmise plaan tähendab, et Eestisse tuleb lähiaastail mitme miljardi euro väärtuses uusi investeeringuid. Samuti tähendab see sadu uusi töökohti. Ent juba on ilmnenud ka esimesed takistused. Hetkel esimesena kavandatav maismaa tuulepark Lääne-Nigula vallas on leidnud vastuseisu nii looduskaitsjate kui ka kohalike näol. Äkki vahetame need oma vahel ära? Vahetame ära oma vahel need. Miks? See on parem. Ma ei tea, minu meelest on see üks su kõige ägedamaid töid. See on mu kõige lahedam maal. Elis, kõik on suurepärane. Oleme seda juba... Mine eest ära. Mine ära eest. Elis. Kõik on super, suurepärane siin. Veini on piisavalt või? Ma arvan küll, jah. Sa arvad küll. No 100 valget, 150 punast, natuke prosekot. 1, 2, 3, 4. Elis, ma tegin nalja. Kuradi nali see on, siis Sven. Mis nali? Sorry. Elis, sa tead, et seda ei tohi siin teha. Ei teema. Tere. Tere. Tere hommikust. Hommik. Tulime vaatama, kas sa oled õhtuseks lahinguks valmis. Sul ei ole mitte midagi muretseda, Agnes. Lihtsalt ära mine Andrese provokatsioonidega kaasa ja jää rahulikuks. Me oleme su jutupunktid kõik 100 korda läbi arutanud. Ma ei karda ka Andrest. Lihtsalt seal on see Eestimaa loodusfondi mees ka ja selge see, et tuulepark muudab looduskeskkonda. See on väga lihtne fakt, millega inimesi mõjutada. Inimesi mõjutab enne kõike ikkagi elektri hind. Alles siis tulevad linnud ja imetajad. Igaüks nii ei arva. Kuule, aga pärast näeme siis. Ma lähen lasen õhtuse saate kohta pressika välja. Aitäh. Paistab, et see mees keerab ennast iga päevaga üha rohkem üles. Või naine. Arengukava muudatusettepanekud. Näed, see ongi. Kes see ongi? No see naine. Mis naine? See Jaanus uus naine või? Ta on mingi influkas. Reklaamib spaad või? Ta pidi kuidagi raha teenima ju enne seda, kui ta Jaanusele käpa peale pani. Enam ta muidugi mingit spaad ei reklaami.
Brit, tead, see on lihtsalt mehed ja keskiga lähevadki peast lolliks. Aga tead, siis kui lõpuks mõistus koju jõuab, vaat siis on sinul juba uus elu. Ta on 19-aastane. Okei, ta on tõesti laps oled. Ma ütlen, Jaanus on peast lolliks läinud. Võid panna? Ei läinud läbi, pane korra uuesti. Okei, ta ütleb, et ei ole piisavalt raha. Siis Jaanus on mu konto tühjaks teinud. Jaanus, mis sul viga on? Miks sa mu konto tühjaks tegid? Mis konto tühjaks? Ma jäin nii piinlikku olukorda praegu. Ma üritasin juuksuris maksta, mu kaardi peal ei ole raha. Mina ei pea su juuksuris käigu eest plekkima. Otsi endale uus pank. Ma olen su laste ema. Jah, just. Ja sellepärast ma lubangi tasuta sul oma korterit kasutada. See korter, mis sa mulle andsid, see on 2-toaline. Ma ei andnud seda sulle. Sa võid seda lihtsalt kasutada seni, kuni endale jalad alla saad. Sa saad 2 lapse peale 520 eurot. 520 mida? Sa saad aru, et su enda kojamehed ka ei maksa nii vähe. Tere tulemast päris maailma, tibuke. Ja muide, kui sa jätad küünetehniku, ripsmetehniku, solaariumi ja juuksuri ära, siis hoiad päris kenasti kokku. Aga üks asi veel. Otsi endale töö. Nii, Flookene, mis sa arvad, kummad kõrvarõngad ma panen, kas need või need? Ma ei tea, mõlemad on väga imelikud. No kummad vanamale vähem meeldiksid? Need vist. Panen need. Ja sina söö, meil on kiire. Täna ööseks lähed Stella juurde. Flookene, sa ju tead, et ma pean. Tänapäeva inimesed ei osta enam üldse ainult kunsti pärast. Nad ostavad emotsiooni ja prestiisi. Ma tean, et sa tead. Söö, kullakene. Meil on kiire. Kaua nad on vaadanud multikaid? Panin teleka käime just. Käisime õues, olime pikalt. Käisid shoppamas või? Ma pidin ennast kuidagi lohutama. Äkki sa peaksid mõtlema, kuidas kokku hoida praegu? Kas sa tööd oled hakanud otsima? Miks, Brit? Ma ei oska midagi teha ju. Ma olen liiga vana, ma ei alusta koos 18-aastastega nullist. Mis juttu sa räägid, see ei ole ju vana. Mis ma panen sinna CB-sse siis? Ma tulin 15 aastat tagasi 2 kätt taskus siia. Üritasin pool aastat seal baaris töötada ja siis Jaanus ütles, jää koju. Äkki sa võtad ennast töötukassas arvele? Saad koolitustele. Mis koolitustele, Erta? Ma ei saanud gümnaasiumiski hakkama. Mis juttu sa räägid? Minu meelest... Sina ei elanud ju Rannakülas. Sina ei tea. Ma olen puruloll. Ja ma ei lähe koristajaks. No aga midagi sa pead tegema. Sa pead ju lastele süüa ostma. Selle raha eest sa oleks saanud 6 aega neile ükskõik mida söögiks osta. Tervist. Kuidas teil tööjaotus on? Nils räägib ja Agnes on ilusaks. Vastupidist ma ei soovita proovida. Mine sisse, ma tulen järgi. Mine. Noh, miks nii morn, lilleke? Sul päevad või? Miks ma hetkekski arvasin, et me võiksime sinuga normaalselt rääkida? Tõmba sellele projektile pidurit ja me võime ka normaalselt rääkida. Muide, ma kuulsin, et sul on varsti jälle magamistoas paariks nädalaks üks tühi koht. See on uskumatu tropp. Ja sina tahad mind tagasi, eks ole? Sa ei lähe. See looduskaitsemees teeb su maatasa. Ta sööb sinusuguseid hommikuks. Ookas kurku, proua minister. Kas paneme läiget ka? Ei, sellest punasest ei see piisab. Vabandust, meile toodi see valvelavast öeldi, et sellega on kiire ja alguseni on meil veel umbes 10 minutit. Aitäh. Ära näitab.
selle jaoks oleme täna õhtul stuudiosse kutsunud kliimaminister Agnes Soosalu, Riigikogu liige ja tuulepargi projekti peamine oponent Andres Erling ning Eestimaa Looduse Fondi esindaja Toomas Tooming. Tere õhtust! Tere õhtust! tere! Minister Soosalu, palun selgitage lühidalt televaatajale, et miks meil seda roheenergiat ikkagi tarvis on? Fossiilsetest kütustest loobumine. See ei ole nii lihtne. Vaadake, põlevkivivarud on meil piiratud ja viimaste arvutuste kohaselt jätkub neid veel ehk ainult paarikümneks aastaks. Ja seetõttu on tuuleenergiale üleminek ma paluksin siinkohal siiski täpne olla. Viimaste arvutuste kohaselt jätkub meil põlevkivi umbes 60 aastaks. Ja kuna tootmise kaevandamistehnoloogiad pidevalt arenevad, siis võib arvata, et see võimaldab meil tulevikus maapõuest välja tuua ja efektiivselt töödelda ka madalama kvaliteediga põlevkivi. Ja kui tuuleenergiale me tahame olla ju eesrindlikud ka kliimamuutuste paradigmas ja meie Eesti siis nagu ka kõik teised Euroopa Liidu riigid, me peame järgima teatavaid direktiive, mis on meile Euroopa Liidu poolt seatud. Andres Erling, teie erakond korraldas eelmisel nädalal Toompeal suure meeleavalduse Lääne-Nigula valda planeeritava tuulepargi vastu. Me oleme suure energiakriisi lävel. Miks te selle projekti vastu olete? Tähendab, meie hinnangul on praegusel juhul keskkonnamõjude hindamine tehtud lihtsalt kiirustades ja sealt on välja jäänud mitmed olulised aspektid. Ja väga oluline võtmesõna on siinkohal kokkulepe kohalikega. Me ei saa selliste projektide puhul lihtsalt kohalikust kogukonnast üle sõita. Ja hetkel on kohalike vastuseis üsna avaldav. Me oleme sellega arvestanud juba varasemalt. Kas tohime lõpetan? Kallid külalised, ma arvan, et see oli umbes 2 tundi tagasi, enne kui teid veel siin polnud, siis Elis ütles mulle, et palun ära kõnes ütle sellist asja, et Elis on meie Eesti oma Jenny Saville. Sest läänemaailma tegijate järgi joondumine see olla nii 90-ndad, et oi. Aga tal on õigus. Elis on noor, andekas kunstnik, keda on võrreldud väga paljude kunstnikega. Ta on läbi aegade kõige noorem Kristjan Raua preemia laureaat. Ehk siis noor, kaunis tüdruk maalt hobusega, kes tuli, nägi ja võitis. Ja tänasest ongi Elisest kujunenud kindla käega omanäoline maalikunstnik. Ja lisaks eelpool toodule on tehtud kaugelt liiga vähe uuringuid, siis mis puudutab selle piirkonna linnustikku. Me oleme väga olulistel rindude rände teel ja siit lendavad läbi miljonid linnud. Ja linnud ei oska tuuliku labadega arvestada. Tähendab, need tuulikud ja siis sellega kaasneb mürareostus. See kõik võib häirida linde nende siis puhke- ja kogunemispaikades. Ja loomulikult lõpetuseks, mis ei ole sugugi vähem tähtis, on emotsionaalne keskkonnareostus. Ma loodan siiralt, et Berliinis võetakse see näitus samamoodi väga soojalt vastu. Ja aitäh, Elis, sulle usalduse eest. Ja aitäh teile kõigile, et siia tulite meiega seda erilist hetke tähistama, nii et palju õnne! Täiesti perses. Kuna ma teadsin küll, et sa näed super hot välja. Sven, sa ei pea mulle komplimenti tegemiseks, et keppi saada. Ma tean ise ka, et ma näen kuradi hea välja. Kuule, ma tegin nalja, kõik läks hästi. Vaata, kõik on õnnelikud ju. Kuule, ma räägin minu millest. Mitte siin.
hallo? tere, Brit. Kas te helistate selle koti pärast? On praegu mul 2000-ga müügis, aga ma võin vabalt odavamaks ka panna. See on mega hea kott, ma ostsin selle Pariisist. 2000-ga müün, aga võiks vabalt ka 1800-ga või 1650 isegi, kui te ise tulete järgi homme. See olen mina, Agnes. Mis Agnes? Tšau. Tule edasi. Te joote või? Palun teeme lihtsalt ruttu, sest ma jätsin lapsed üksinda koju. Te ei ole isegi kodus, aga vahet ei ole. Vahet ei ole. Noh? Noh, ministriproua, räägi, miks sa meid siis kokku kutsusid? Mis minister? Kliima. Mis kliima? Kliimaminister. Kas ei teagi, et Agnes on meil nüüd minister? Ei teadnud. Ma ei jõua neil isegi järge pidada. See on need. Holy shit. Näita. No mis tuulepark? Kes selle saatis? Ma ei tea. Ma ei saa aru. Mitte keegi ei tapnud Susannat. Meie ei tapnud Susannat ära. Ei saa mitte milleski lõpuni kindlad olla. Siis, kui keegi ikkagi teab kusagil midagi, mida meie ei tea. Ja kui meile kuradi fucking pärast alles nüüd sellest räägib. Võib-olla ta on nii tulihingeliselt selle tuulepargi vastu, ja tal on lõpuks ometi mingi põhjus meilt midagi välja pressida. Aga minult ei pressi küll mitte midagi välja, sest mina ei tea sellest pargist mitte midagi. Aga kas sina tead, mis juhtus 15 aastat tagasi sellel ööl? Mina näiteks ei tea. Siis, kui politsei hakkab seda uurima ja tõesti leiab midagi. Mina kaotan kõik, mis mul siis on. No mina kaotasin juba lahutusega kõik, nii et minult ei ole mitte midagi enam võtta. Mis mõttes kaotasid kõik? Jaanus võttis endale noore naise, 19-aastase influenceri ja meie 13 aastat abielu, see on nüüd potist alla ja me oleme lastega põhimõtteliselt tänaval. Me saame ainult 520 kui meediasse jõuab, et ma olin maani täis ja kaotasin sõbranna jäädavalt ära, siis minu mainele see head igatahes ei tee. Aga siis ei saa nii hull ka olla. Aga kas te mäletate midagi rohkemat sellest ööst? No mina mäletan seda, et me olime täiesti maani täis, tähistasime, sest me pidime Norra sõitma järgmine päev. No ja hommikul oli Susanna kadunud. Ma ei tea, me oleme 100 korda rääkinud sellest, kes kurat viitsib kogu aeg minna 15 aastat ajast tagasi ja seda kõike üles kaevatada. Me võime elu lõpuni jaurata seda pärast. Aga kui politseil ikkagi jäi midagi kahe silma vahele? Kui miks meie oleksime pidanud ta tapma? No isegi kui ma oleks purjus peaga seda teinud, siis kuhu ma oleks pannud selle laiba? Merre? Ma ei tea. Mis sa nüüd teed? Paned siis selle tuulepargi projekti kinni või? Ja võtan ennast töötuna arvele nagu Brit või? Mina ei ole töötuna arvel. Võiksid olla. See on piinlik. No aga mis sa siis teed, kui see Jõrs sulle enam asju kinni ei taha? Mul on raha vaja, mitte tööd. Mina ei saa seda tuulepargi projekti allkirjastamata jätta, see ei ole võimalik. No mis su plaan on? Miks me ise välja ei uuri seda? Mul ei ole niikuinii mitte midagi targemat teha, ma võiks vabalt rannakülla sõita. Mul on lapsed lasteaias. Ainult, et mul ei ole autot praegu. Mul ei ole bussiraha ka. Tinderis on autod. Mis mõttes? Aitäh! Ja, palun. Aga see tuulepargi teema ausalt öeldes on täielik jama. Kena õhtu jätku. Aitäh! Ei ole autot. Ei ole autot. Ei ole autot. Oo.
Kes seda undab liiga tarvis? Tulin vaatama, kuidas sul on. On paremini olnud. Mine koju. Puhka ennast välja. Sa teed väga hästi, et see oli võimalik. Ma pean veel arengukava muudatused läbi vaatama, ma ei pääse õhtut mitte kuhugi. Nii et kui sul on halbu uudiseid, siis lase tulla. Seda, et ma endast teile idioodi mulje jätsin, seda ma juba tean. Muinsuskaitse. Mis need on? Ära ütle, et sul on mingid muistised ka veel ristiolus. Kahjuks küll. Miks selles nüüd välja tuli? Sest keegi ei rääkinud nendega ennem. Mis seal siis on? 3 kivikalmet, 1 asulakoht ja perse täis kultusekive. No tere. Räägi, mul hakkab koosolek kohe. See eilne saade ei mõjunud erakonna renomeele vist kuigi hästi. Ma tulin ütlema, et me ministeeriumis tegeleme sellega ja... No jaa, selliseid asju ikka tuleb ette. Peast Agnes seda väga traagiliselt ei võtta. Traagiliselt. Ta tegi oma margi ikka väga korralikult täis ju. Kuule, ärge põdegi nüüd seal, eks kuskilt peavad need kogemused tulema. Madis kogemustega mehe sa viskasid kõrvale. Jaan, jah, ma leidsin, et Agnesel on parim võimalik ettevalmistus olla kliimaminister ja siin ma ei heitnud kõrvale. Ma veensin Agnest, et ta võtaks endale nõunikuks, et sina saaksid asjad silma peal hoida. Ja sina olid nõus selle diiliga, eks? Ja mina olen endiselt su esimene valik, kui midagi peaks juhtuma. Jah, sellest me oleme ka rääkinud. Kuigi mulle väga ei meeldi mõelda, et midagi nüüd nii väga juhtuda võiks. Mõtleme ikka positiivselt, on ju? Juhtuda võib igasuguseid asju. Agnes on praegu sellises eas, et ta võib kas või homme päev näiteks rasedaks jääda. Jaan, räägime nendest asjadest siis, kui selleks põhjust on. Aitäh. Kuidas sa oled päriselus veel ilusam kui pildi peal? Aitäh. Sellist asja ei ole varem veel olnud. Aitäh. No tavaliselt on ikka vastupidi. Tead, ma olen teinekord, ma olen konkreetselt kohe minema sõitnud. Ma mõtlen, et sa ei pane ju endast mingi eriti tuunitud pilti üles, et photoshopid kõik kortsud ja kilod minema ja siis eeldad, et mina olen rahul sellega, mida ma saan. Nagu mingi AliExpress, et pildi peal on üks, päriselus täiesti teine. Naised nagu kaup ja. No muidugi, noh. Ja siis teine asi, mis mulle räigelt närvidel käib, on see, kui tuleb välja, et naisel on laps. Ma ei taha ju mingit küntud maad tallata. Ei küntud maa on rõve, jah. Muidugi, noh. Tai. Kuhu sõidame siis? Ranna külla. Mis seal? Seal on hästi ilus rand. Ja seal on üks koht ka, kus ma tahaks peatuda. Tai. Ma tooksin selle siis Waze'i sisse. Sa oled varem käinud seal? Seal oli kunagi üks pidu. Tai. Mis pidu? See on nii pikk lugu. Me võiks juba tegelikult sõitma hakata. Siis ma saan rääkida. Tai. Miks sa meile sellest varem midagi ei rääkinud? Ma ei osanud midagi öelda, see kõik hakkas nii äkki. Sellepärast, et ta on abielus, jah? Ta ei ole enam abielus. Siis, kui meil Kaleviga teema hakkas, siis ta elas juba oma naisega eraldi. No kas ta ei ole sust mingi 30 aastat vanem või?
18. Kuule, see on ikkagi suht pedofiilia ju. Sellepärast me tahamegi kohe, kui mul kool läbi saab, siit Rannakülast minema minna, sest siin konnatiigis me saaks never kahekesti õnnelikud olla. Mina tahan siit ka ära. Nii peagi on võimalik. Mina ka. Mina ka. Aga Joel? Kuule, Joel võib kärvata oma autoremondi töökojas. Kui saaks lihtsalt kuskilt ühe hea hunniku pappi, et minna nii kaugele kui vähegi võimalik. Kus sa läheksid? New Yorki. Mulle vist piisab Tallinnast ka. Kuulge, aga kolime kõik ülikooli ajal Tallinnas kokku. Nii on odavam. Kuule, Brituke ei lähe meil ülikooli. Miks? Ma ei saaks niikuinii sisse. Miks sa nii arvad? Kuule, igaüks ei pea ülikooli minema. Brit on ilus. Tema leiab endale rikka mehe ja elab nagu kuninga kassini kaua, kuni Agnes karjääriredelil ronib. Mis sa irvad? Karjääri Agnes. Käi perse, Rannaküla! Me ei jää sind igatsema! Tervise! Perse, kuradikkale! Käi perse! Perse, Rannaküla! Perse, Rannaküla! Perse! Cheers! Cheers! Ma ei tea, et nagu vihma sajab, et läheks ikka sööma kuskile. Pean enne ühes kohas ära käima. Kus? Tere, ma olen Brit. Ma olin Susanna sõbranna. Ja mida te tahate? Mul oleks vaja natuke rääkida. Kas Ellen on kodus? Ellen elasin juba 10 aastat. Aga kas ma võiks siis teiega rääkida Susanna kadumisest? Ma rääkisin politseile kõik, mis ma tean. Teate, mul on niisugune tunne, et kusagil on keegi, kes teab midagi rohkem kui meie. Teate, jätke mu hing rahule. Ma rääkisin politseile mitu päeva. Nagu ma oleks oma tütre ära tükeldanud ja siia aeda maha mandnud. Jätke mind rahule. Aga kas ma võiks vähemalt Susanna tuppa korraks vaadata? Palun. Hästi korraks. Politsei vaatas selle toa üle. Siit ei ole midagi otsida. Mida sa sorid seal? Suitsu. Lollakas, ma ei hoia neid seal. Mõnele ma ikka üldse mõistust antud. Noh, davai, pööningule.
Lähme ajama nüüd. Kuhu? Tallinnasse. Oota, mis me sööma pidime minema? Mis kast see on? Mis kuradi Ma ei saa kast see praegu on? sööma minna. Lähme Tallinnasse. Kas ma näen välja nagu mingi sohver, Pakun inimestele tasuta küüti. Ma ei mõelnud seda nii, aga mul on praegu vaja Tallinnasse. Vaja? Jah. Tead, mis mul on vaja? Mul on võib-olla vaja minna teidile mingi normaalse tüdrukuga, kes ei ole vait kogu aeg, kelle suu ei ole nagu kinni õmmeldud. Kes ei vea mind kuskile ja ma küsin, mis kuradi kast see on? Mis kast see on? Kas me selle kasti järele tulime siia? Ei tulnud, ma ei teadnud hommikul, et see olemaski on. Palun lihtsalt sõida. On sul mingi kolimisteenus? Ma arvan, et sõida bussiga või käi jala. Teed nalja või? Ei tee. Kubi välja autost. Ja muide, mul on samune küntud maa ka, aga seda sa vist ei oleks mulle peale vaadates öelnud. Pane uks kinni, külm on. Jah, head aega. Joe, tead, Susanna pidas päevikuid. Ta on kogu oma elu üles kirjutanud. Uskumatu, kuidas me mitte midagi tähele ei pannud. Uskumatu ei ole see, et ta neid päevikuid pidas, vaid see, mida ta neist kirjutas. Kuulake. Ja kui me olime kohale jõudnud, hakkas Agnes rääkima midagi mingist seriaalist, mida ta oli eile näinud. Ma nähvasin talle, et ta vait jääks. Ta oleks ääre pealt nutma hakanud. Anna siia. Elis ajab mulle oma heietustega Kalevist südame pahaks. Ta käitub nagu väike tüdruk. Vahel ma imestan, kuidas nii küps ja sümpaatne mees jaksab Elise... Britil on verbaalne kõhulahtisus. Brit räägib kõik surnuks. Mis asja? See on uskumatu, et ma vahepeal reaalselt pidasin teda oma parimaks sõbrannaks. Mina ka. Mina olen sellele päris palju mõelnud. Ta manipuleeris meiega päris osavalt. Haige värv. Mäletate, kuidas me läksime vahel täiesti suvalise koha pealt lihtsalt tülli? Muideks viimane päevik lõpeb täpselt 2 nädalat enne kadumist. Järelikult on üks puudu. See on väga oluline, sealt tuleb välja, kellega ta veel suhtes, kas tal oli lõpuks vaendisi. Sest siin lõpus oli küll mingisugune J või J. See on Joel, see on see kutter. Ei ole, sest Joel on välja kirjutatud. Ma loen ette. Näib, et ma olen päris hea näitleja. J on alati öelnud, et minu puhul ei saa aru, kas ma valetan või räägid tõtt. Ta mõtleb seda komplimendina. Brit küsis, kui soe Norras on ja mis riideid oleks vaja kaasa võtta. Tahtsin öelda, et ega sul palju riideid vaja ei lähe. Tüdrukud usuvad oma paari unelmat ja ei kahtlusta midagi. Mis mõttes palju riideid vaja ei lähe? Aga äkki tahtis kuskile soojamasse kohta meid saata? Näiteks palile? Brit, sa ei ole tegelikult nii loll. Ega ta meid kuskile kupeldada ei tahtnud ju. Räägime Joeliga. Sa arvad, et ta räägib meile kõik ära? Ma ei tea, proovida võib. Kuule, tõmba siit paremale, käime poes. Ma pean koosolekule veel jõudma. Mis sa arvad, et Joel räägib meile midagi, kui me lähme tühjade kätega? Tahate täis joota või? Jah. Võtan sellega floole. On üks sauaviin ka. See oli see kellaendel ju. Jaa, aga kas ta surnud ei peaks olema? Tundus, nagu ta oleks saanud öelda meile midagi. Agnes. Kristjan.
tšau. mis te teete siin? Käsi südamel, olen iga kord sinu poolt hääle andnud, et kogu see rohepöörde teema ja tuuleparkide rajamine, et see on mulle väga südamelähedane. Ja nägin saadet ka, et üsna tõliseks kiskus. Aga noh, ikkagi poolehoid on sinu oma. Tead, see on hästi nunnu sinust, aga me peame minema praegu. Võtsin isa talu üle, see on 15 minutit siit. Et võiks kohvi võtta, kui mitte täna, siis mõni teine päev. Tšau! Brit, Elis, Agnes. Vahtisid meid seal külapoes nagu mingisugust kummitusi. Pärast ma tahtsingi siit minema. Kogu küla vahtis meid nagu meie oleks ära tapnud. Sellepärast ma tahtsingi siit kuradi kolkast minema saada. Kas te arvate, et mina ei tahtnud või? Mulle küll tundus natuke teistmoodi. Kui sa seda Kristjanit ikka vaatasid, siis... Ei tea, keda tagasi see tulla. Sa oled nii armunud temasse. Kuule, see oli keskkoolis, eks ole? See oli mingi 100 aastat tagasi. Ta oli kõige ilusam poiss ka meie koolis. Aga ma ei tea, mulle ta ei meeldinud. Ta oli natuke nagu... Elis, mis sina arvad? Millest? Kristjanist. Ussadest arvama peaks. Kas kruvi või ei kruvi? Kuule, sassis oled või? Kuule, aga vasakule ei pidanud siit keerama või? Keera vasakule. Ja oleks pidanud, ma saan sellest nüüd aru, jah? Oh my god. Pea on nii sossis sellest Kristjani nägemisest. Kuule, sõida seenele, eks ole? Tead, kraavis ei ole praegu. Kuule, aga lähme viime selle Agnese Kristjani juurde ära. Teeme ise kahekesti juures ära. Lõpetage ära. Saaduseks kohvi juurde. Ei anna teile oma autot, lähete jala. Teeme väikse kohvi, siis vaatame need isavaldused üle. Kuulake muusikat. Tasa. Tegelikult on teiega täitsa tore. Tere! Mis on vaja? Joel, jah? Jah. Kas sa mäletad meid? Tahaks sinult tegelikult Susanna kadumise kohta midagi küsida. Jah, ikka saab. Oodake üks hetk.